No aga selle eelnõu juures me peame küsima, nagu siin saalis on nii mitmelgi korral juba eelnevalt küsitud, et mis on selle eelnõu eesmärk ja mis probleemi me selle eelnõuga lahendame. No siit arutelust muidugi koorus välja üht-teist ja tegelikult see pilt pole üldse ilus. Minister Jolleri haldusalas on tohutult kõikvõimalikke kuhjunud probleeme, mida meie inimesed tunnevad igapäevaselt oma nahal, millega ta peaks palehigis tegelema, et oma palka välja teenida ja positsiooni õigustama, aga ei, vaat nendega ta ei tegele. Ja eelkõige räägime siin muidugi tervishoiuteenuste kättesaamatusest, ehk siis inimlikus keeles küsimus on, kas meie inimesed saavad oma tervisemuredega arsti juurde või ei saa ja kas nad üldse saavad ka sel juhul abi või ei saa. Sotsiaalmeedias kurdetakse igapäevaselt, kuidas häda ja mure on nii suur, aga arsti juurde ei pääse. Isegi perearsti vastuvõtule ei saa ja kui saad, siis sealt edasi on tihti sein ees. Eriarstid oota kuude kaupa, jumal hoidku, kui peaks veel vaja minema elukvaliteeti parandavat operatsiooni, siis ei istu aasta invaliidina kodus, enne kui sind ette võetakse. Ja tegemist on sellisel juhul isegi korralike maksumaksjatega, kes kiire abi korral ammu paraneks, suunduks tagasi tööturule ja makse maksma. Selle asemel aga nad piinlevad valude käes kodus või lähevad suures hädas ja valude küüsis erakliinikusse ja teevad näiteks puusaoperatsiooni 7800 € eest ära, mille tulemusena nad juba tõesti 3 nädala pärast on paranenud ja saavad juba plaanida näiteks isegi tööreise. Aga miks riik ei võiks kõiki nii aidata? Miks peavad inimesed piinlema kodus üksi invaliidistuma ja maksude maksmise asemel haiguslehel olema? Vot mina ei tea, öelge teie. Aga vaat sellega meie minister Joller ei tegele. Pigem üritab veelgi piirata inimeste arsti juurde pääsemist, kiirabi ei tohi kutsuda, EMO-sse ei tohi minna, mis on viinud juba nii kaugele, et inimesed ei julge enam üldse pöörduda, sest Joller olla ju kõik ära keelanud ja hädalisi ette häbi märgistanud. No uudistest ju kogu aeg räägitakse, sest meedias vaat seal meeldib minister Jolleril väga olla. Just oli juhtum, kus keegi leidis oma tuttava vanaproua kodust, kus ta oli saanud insuldi, aga ei julgenud kiirabi kutsuda, sest minister olla selle ära keelanud. Vot nii kaugele on jõudnud. Ja mis veel, Tervisekassa raiskab raha igale poole, aga inimesed jäävad rahapuudusest abita. Ja sellega ka minister pole eriti tegelenud või aga jälle äraspidiselt, et raha kokku hoida, siis siunab inimesi, et miks need nohu ja punniga arsti juurde pöörduvad ja niigi vähest raha raiskavad. Aga vaat üks asi on tal algusest peale südameasjaks võetud. Me teame seda juba sellest ajast, kui ta veel minister ei olnud, aga aktivistina mööda maad ringi sõitis, meedias staarperearstina esines, kõiki vaktsineerimas ja neid, kes sellesse kahtlustavalt suhtusid, uhuudeks sõimas, selle kõige juures võttes enda isiklikuks ristiteeks just laste süstimise. Ja oma erilise vaenamise alla just lapsevanemad, kes ei soovinud tihti oma lapse tervise huvides tundmatud aineid oma lastele lasta süstida. Selle asemel, et inimlikult ja empaatiliselt nende muret jagada, sest iga normaalne lapsevanem ju muretseb oma lapse pärast, selle asemel ehk ka selgitada ja arutada tegelikult nii tähtsal ja olulisel teemal, lennati jõuliselt ja üleolevalt peale, suhtumine oli lihtsalt, et olge vait ja lihtsalt tehke, mis teile öeldakse. Me vaktsineerime need lapsed ära nii, isegi kui lapsevanem on täiesti vastu. No me teame seda kuulsat lauset koroona ajast. No kontekstist olla see välja rebitud, olgu siis nii või mitte, aga täna sai selgeks, et just see ongi selle eelnõu põhisisu. Praeguseks on terves maailmas olemas tõestatud info, et neil vaktsiinidel olid tugevad kõrvalmõjud, nad ei andnud kaitset nakatumise eest, ei tekitanud karja immuunsust ning lastele polnud neid üldse vaja teha. Aga see ei takista siiamaani minister Jolleril oma kinnisideed edasi ajamast, mille tulemusena me olemegi olukorras, kus ainukene eelnõu, millega ta on ministriks olles tegelenud, ma palun lisaaega. Jah, 3 minutit. Ja millega valmis saanud on eelnõu, mille sisu on just see, me vaktsineerime need lapsed ära, isegi kui lapsevanem on täiesti vastu. See eelnõu, mida siin täna arutame, on juba saanud avalikkuses väga tugeva vastuseisu osaliseks ja täiesti põhjendatult. Nimelt on tänu minister Jolleri eelnevale ja praegusele tegevusele vähenenud inimeste usaldus nii riigi kui kogu tema haldusalas toimuva vastu. Ja seetõttu ka paraku minister võib rääkida või üritada selgitada asju ükskõik kuidas, kõik vaatavad talle ja tema tegevusele juba a priori kõõrdi ja kahtlustavalt ning mis sellesse eelnõusse puutub, siis täiesti õigustatult ka.
Minister võib siin ükskõik mis asendist hämada, et keegi vanematelt õigust oma lapse vaktsineerimise üle ära ei võta, et see jääb ju alles, sest vanem võib ju nüüdsest alates väljendada ju oma mittenõusolekut. Ja et see tagab, et tema otsustusõigus ja tema lapse kehaline puutumatus jääb alles, no me tegelikult saame kõik aru, et see ei ole nii. Sest nagu me teame, muudeti selle seaduseelnõuga võlaõigusseadust nii, et kooliõde saab selle vaktsiini lapsele ikkagi ära teha, kui räägib ilusti ja kenasti lapsega, ütleb, et tema emal või isal pole õigus ja et vaktsiin tuleb ära teha, sest see on ju tema tervise ja kõigi tema sõprade ja sõbrannade ja vanaema ja vanaisa tervise huvides ja üleüldse tema vanemad ei ole selles osas pädevad, ta ei pea neid kuulama, võib ise otsustada, kas ta tahab seda vaktsiini teha või mitte. Vaat see on tegelikult ennekuulmatu ja senist õigust pea peale pöörav muudatus. Minister Jolleri plaan võimaldada koolis vaktsineerida lapsi ilma lapsevanema nõusolekuta tekitab tõsiseid juriidilisi ja eetilisi probleeme. Otsustusõiguse andmine alaealisele, samal ajal kui vastutus võimalike tervisekahjude eest jääb faktiliselt ja õiguslikult vanemale, on vastuoluline ja rikub otsustusõiguse ja vastutuse lahutamatut seost. Kas kooliõde, kes saab lapselt nõusoleku ja vaktsineerib lapse ära, vastutab pärast kõigi tervisekahjude eest ja tagajärgede eest, mida see kaasa tuua võib? Ilmselgelt ju mitte. Ikka lapsevanem on see, kes peab välja selgitama, mis siis lapsel viga on, jooksma temaga mööda arste, otsima diagnoose, sest ei saa ju eitada, et vaktsiinidel on kõrvaltoimed, allergiatest kuni tõsisemate tervisehädadeni ja nendega peab elama see laps, keda vaktsineeriti. Ja ka see lapsevanem, keda ei teavitatudki, et tema laps on vaktsiini saanud, sest vanem on enda teada ju mitte nõusoleku andnud. Ja ilmselt paljudel juhtudel laps ei julgegi emale isale öelda, et ta siiski lasi end vaktsineerida ja vaat sealt võivadki alguse saada suured probleemid. Kui juriidilised hämarnurgad siinkohal kõrvale jätta, siis on kõige kurvem asjaolu selle minister Jolleri tahte läbisurumisel valminud eelnõu juures see, et reaalses elus me jõuame järjekordse perekondlike sidemete ning vanemate ja lapse vahelise usalduse lõhkumiseni. Rääkimata sellest, et inimeste usaldus ka oma riigi vastu saab järjekordse hoobi, sest see ei ole headtegev ja hooliv eelnõu. Ei, see on külma ja kalgi riigi hingus su kuklas, riigi, kelle jaoks oled ainult mutrike ja nupuke, ühik, keda tõstetakse nii nagu tarvis, paigutatakse sinna aedikusse, kuhu vaja, kes peab vastu vaidlematult alluma ja tegema kõike, mida riik sulle ette ütleb ja ette määrab. Tuleme tagasi selle küsimuse juurde, mille esitasin oma ettekande alguses, et mis eesmärki see eelnõu kannab ja mis probleemi me lahendame. Eesmärgiks ongi ilmselgelt minister Jolleri enda isikliku kinnisidee läbisurumine, mille sisuks on puhas kurjus. Ja seega teen ettepaneku EKRE fraktsiooni nimel Vabariigi Valitsuse algatatud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse eelnõu 889 tagasi lükata. Aitäh!